videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi siin nagu, ei tahaks öelda küll raudnaelad, sest raud on, mis ta on, paras tooraine ta ka on, aga tuulispask on ka jälle niisugune sõna, et natukene kahtlane, aga igal juhul on täna stuudios ei keegi muu kui Gert Lapimaa. Ja me võtame ette taas teema, mille puhul oli pahandamisi palju, et miks sa ei räägi niimoodi, miks sa ei räägi naamoodi. Natukene siin suhtlesime ka sõna tuugen teemal. Ma nende uute sõnade suhtes olen kaunikesti kahtlustav. Näiteks meil on autorehvid. Miks rehvid? Sellepärast, et keegi oma kirjatöös, mis pidi saama seaduseks, kasutas autokummi tasemel sõna autoreifen saksa keele otsaga, aga siis väänas ta eestikeelsemaks. Ja eks need peenutsemised on nagu on, minu pärast olgu ta tuugen või peaasi, et me ise saame aru, millest me räägime. Ja kui veel kuulajad aru saavad ja julgevad seda kommentaariumis oma nime all tunnistada. Antonino Järviste on üks nendest, kes paneb kohe oma nime all, mis ta arvab, ja oli veel paar tükki, aga ülejäänud olid kõik kummikommid ja mõmmikarud ja mis kõik tegelased. Hästi, aga hea seegi, et te panete tähele ja räägite. Ja nüüd, herr Lapimaa, millest siis täna juttu tuleb? Tere, täna mõtlesin, et võiks natuke rääkida nendest meedias levivatest valedest, mida siis meile püütakse külge panna kõik igasugused nimed nagu rändaktivistid ja midagi sellist. Inimesed kindlasti on kuulnud, et kirjutatakse selliseid kummalisi artikleid, kus siis püütakse maha teha või näidata meid hoopis niisuguses tumedas valguses. Sildistamine, hinnangute andmine, aga fakti pole. Jah, et väga tihti kuuleme, et räägitakse, et me räägime valeväiteid, aga väga tihti, või ütleme praktiliselt ei olegi öeldud seal, et mis siis see valeväide on. Et faktivead ja mis kõik on ju, aga kunagi ei taheta rääkida nendest vigadest, siis milles siis see häda on. Mind väga huvitab areng selles mõttes, et kui ma kuskil vea teen, siis ma hea meelega kuulaksin, kui mulle öeldakse, et ma olen valesti asjast aru saanud, et need asjad käivad niipidi. Ja kui ma vaatan ja teen endale asja selgeks, et tõepoolest ma eksin, siis ma tunnistan oma viga ja parandan ennast. Ja see on tegelikult arenguks on see vajalik, sest teistpidi ma ei kujuta ettegi, kuidas sa arvad, et tead kõike ja pasandad terve ilma täis. On ju. Niimoodi ta on. Peab ju põhjendama, milles teine teeb vea. Muidu tekib jälle niimoodi, et kes see Gert on? Mingi külatola rändaktivist, aga minister ütles, et paneme jõed teistpidi käima, vot see on õige. Minister ju ütles. Ja minister ütles väga konkreetselt siin ühel koosolemisel, et nüüd peab Terviseamet ära tõestama, et infraheli pole tervisele ohtlik. Käsk. Et asjad nii on. Aga millest tahtsin võib mainida, et siin aasta alguse pool oli hirmus siin Eesti Ekspress võttis ja siin oli Päevalehes olid mõned artiklid, kus siis püüti ikkagi meil külge pookida, ei tea, riigivaenlase staatust. Muidugi ei jäänud ka mainimata see Moskva teema, eks ole, et sa oled Vene troll ja nii edasi. Aga milles nagu probleem on? Probleem on selles, et inimesed, kes neid artikleid vorbivad, ega nad ei saa päris aru, mida nad räägivad. Nad ei saa aru sellest teemast. Ütlen ausalt, kui hakkasin sellega tegelema ise neid asju lugema ja uurima, see ei ole üldse lihtne. Et ma saan selles mõttes aru, miks on selline mulje võib-olla jäänud, et me valetame. See on ka võib-olla mingil moel kaitsereaktsioon nendelt inimestelt, aga see, kuidas neid asju kirjutati, et nad väga
oskavad nagu väga nagu korralikult väljendada, on väga hästi ette valmistunud, et nende vastutegevus on väga koordineeritud ja aga need valeväited ja faktivead, et see näitab isiklikku organiseerimatust ja mitte tolligi enamat. Tegelikult on asi lihtsamast lihtsam. Siin on, minu puhul ma saan endast rääkida, aga tean ka lähimaid võitluskaaslasi, kui neid nii saab nimetada. See on selline, mida me teeme, on tekkinud selline, see on nagu, ütleme siis, kaitserefleks. Kui sind rünnatakse, sa näed, et sinu kodu on sisuliselt ohus, sa ei pruugi enam oma kodus olla võimeline elama, kui teatud protsessid edasi lähevad, siis mina näen seda nagu loomulikku sellise, ma ei tea, see on nagu kaitsetahe või kui sa üldse saab niimoodi nimetada. Ma olen mõelnud nagu enda jaoks, et miks ma teen seda, et Kirt, et sa võitled ju sisuliselt tuuleveskitega, eks ole, mul on öeldud nii, et miks sa seda teed. Aga jah, see on mingit moodi selline kodukaitse mingisugune refleks, mis on välja löönud ja lihtsalt ei saa jätta. Sa näed, et võib-olla tahtsin ka sellest natuke mainida ennem, kui ma nende faktiasjadega edasi lähen, et faktikontrollidega, et kui varem me rääkisime nendest siin mõned aastad tagasi selle tervise teemadel, siis see oli, mingi hetk ma sain nagu aru, et mul ei ole mõtet sel teemal väga kõva häälega siin püüda siin, ma ei tea, inimestele nagu selgitada oma seisukohta, sest et lõppkokkuvõttes materjalid on olemas, igaüks saab ise vaadata ja see on nende isiklik otsus, et kui inimesed otsustavad, et nad on nõus mingisuguse meditsiinilise protseduuriga, siis see on nende otsus ja nende asi, see ei puuduta mind. Aga nüüd nende tuugenite teemal, see puudutab mind ilma, mul ei ole sisuliselt valiku võimalust enam. Et kui nende lähedale, need ikkagi sinu kodu lähedale tulevad, kus sa elad, siis seal väga-väga suure tõenäosusega muutub see elamiskõlbmatuks see keskkond. Ja siin ei ole enam see, et nüüd laseme siis minna sellel asjal ja vaatame, mis siis saab, eks ole. Jah. Ehk et siin oli üks niisugune huvitav artikkel, oli faktikontroll, mis siis oli Eesti Päevalehes 30. jaanuaril oli ja see oli selline jutt siis, kus siis püüti siis näidata siis seda MTÜ Looduse inimeste eest, mille liige ma ka olen, siis näidata, et me tegeleme ebateadusega. Me viitame tuulegeneraatori sündroomile ja vibroakustilisele haigusele, aga need väited tuginevad kõik sellel nii-öelda varem tehtud teadusel, mis paraku ei sobi kokku selle tänapäevase narratiiviga. Ehk et kui me vaatame neid teadustöid ja millele siis ka me oleme tuginenud mille nagu mina võib-olla siin, eks ole, mina ei ole küll mina, aga meie tuginenud oleme, on see teadus, siis, millel on ka seos selle reaalsusega, mis annab nagu mingigi selgituse sellele, mis toimub nendes keskkondades, kus need inimesed täna eksisteerivad. Et see selgitus, mis meile täna antakse sealt ametlikest allikatest, et inimesed ise mõtlevad välja need asjad, see nagu ei päde eriti, sest kui inimene ise mõtleb välja selle probleemi, siis tekib kohe paratamatult teine küsimus, aga kuidas siis saab selgitada neid nähtuseid loomakestel? Nemad ju ei mõtle välja enda neid asju. Selle koha peal jookseb kinni ametnik. Selle koha peal ei öelda sulle midagi. Ehk et me oleme väidetavalt teinud palju paha, sest et me oleme palju hirmu külvanud oma juttudega, et infraheli tekitab terviseprobleeme ja nii edasi, aga teadus näitab, et tegelikult asjad nii ei ole. Mitu protsenti inimestest võib kogeda isiklikult terviseprobleemidega seonduvat, elavad siis sektoris või sellel areaalil, kus tuugen mõju avaldab ja mitu protsenti jälgib seda mängu eemalt ja ütleb, et turakavollid, mis nad õiendavad, mõtlevad välja, tahavad raha, mida kinnitab muide ka meedia, et makske korralikult, siis võite panna, aga sandirahaga, oi, mul on juba valus ja nii edasi. Kusjuures üks ära neetud trombike, siuke nähtamatu, on veel õhus. Võitlus 5G-ga kukkus läbi. Jah, sellega ma ei ole sellega lõpuni kursis, mis sellest 5G-st saanud on, aga ta on
ütleme niimoodi, suuremalt pildilt on nagu ära läinud, aga ma tean, et inimesed sellega tegelevad selles suunas. See on küll väikene protsent praegu inimesi, kelledele on see elektromagnetkiirguse tundlikkus, aga see arvata, et nüüd kaob ära see tuugeni teema, no jah, Soome näitel võib-olla isegi mõnes mõttes niimoodi võib-olla arvata, aga Eestiga on nüüd see lugu, et siia on plaanis ikka väga-väga suured masinad panna. Tulles tagasi selle esimese küsimuse, et kui suur protsent on siis nendest, kes kannatavad, kuna need tuugenid plaanitakse ikkagi sellisesse hajaasustustega paikadesse, enamalt teolt meie ilusad metsad ja sellised väärtuslikud põllumaad, siis see protsent ei olegi võib-olla... Tead, härra Lepa, ma ei oska siin protsenti välja tuua. Tõepoolest ei oska. Kindlasti on inimesi vähem, kes saavad mõjutatud hajaasustusega kui näiteks Tallinnas. Miks ei ole mitte ühtegi arendust Tallinna ümbruses? Siin oleks ju tarbijaid, kellele seda kuramuse roheenergiat pakkuda oleks ju küll. Aga ma ei näe ühtegi arendust, et Viimsis oleks või Kakumäe kandis oleks, seal oleks ju võimalik panna sinna rannikule neid väga ilusaid tuugeneid, eks ole, täis tikkida. See on nii nagu siin on Terje Talv, kes on öelnud, et talle väga meeldivad tuugenid ja väga ilusad on. Et pange neid siis sinna Piritale ja jumala eest, seal on ju kogu nii-öelda põhikontingent, kes tarbib elektrienergiat, on ikkagi Tallinnas. Et miks te siis neid sinna maale viite? Tegelikult on see väga hea argument. Miks ei tehta niimoodi, et juhe sellest tuugenist tarbijani oleks lühem, ei oleks vaja midagi auku kaevata või maiste püsti panna. Või loodust lõhkuda näiteks. Samas see segab jälle äri, elatuvad ju mõned maistide püstitamisest, saavad sealt oma kasumi kätte ja nii edasi. Ja teine asi, mis torkas praegu pähe oli, vaata nõukogude ajal, kui olid sõjaväes manöövrid, oli loomuliku kao protsent. Teatud hulk tohtiski sõduritest surma saada, ilma et ülemust uurima oleks hakatud. Siin koha peal meediast veel nii palju, et mainida, et see ei ole nüüd otseselt küll meediaga, aga siiski võiks siia lõikusele panna, et sai räägitud Terviseametis ja sealt meile öeldi konkreetselt, et vahest tehakse nii, et kui võetakse vastu poliitiline otsus, siis ei loe, siis on tükid taga. Poliitiline otsus on ju ka see, et kartul tuleb maha panna kevadel. Jah, kas see on nüüd poliitiline otsus, aga see, mis puudutab tuugeneid, siis tundub, et siin ongi on ikkagi poliitiline otsus nagu vastu võetud. Me peame selleks ajaks olema rohelised ja nui neljaks. Aga selle meedia koha pealt siis ega ta väga ei, ütleme nii, ei lenda. Nende faktid siis, mida nad siin püüavad meile, jah. Mida siis öeldakse seal, et mille siis nemad siis väidavad, et on nagu, nimetavad siis fakteks, et tuulikute infraheli amplituud jääb piisaval kaugusel alla inimese tundliku piiri. Mitmekümnete aastate vältel tehtud teadusuuringud pole leidnud, et tuulikute infraheli mõjutaks tervist negatiivselt. Neid uuringuid on tehtud, mis on nüüd sellised, ütleme, värskemad 2 tükki on sükest jutumärkidest tõsiselt võetavamat. Üks on Maijala et al 2020, teine on Marshall et al 2023. Üks on Soomes tehtud, niisugune pikaajaline, teine on tehtud siis Austraalias. Ja mida seal siis tehti? Seal oli 1,5 kilomeetri kaugusel siis Soomes olid need kodud, milles siis mõõdeti ka inimeste kaebuste peale, kodud, mis on ka tühjaks jäänud. Ja leiti, et 1,5 kilomeetri kaugusel tuugeni müra võrdub siis liiklusmüraga sisuliselt. Et kui sa elad maal 1,5 kilomeetri kaugusel ja sulle tekitatakse sisuliselt linnaliiklusmüra tase sinna tuuakse, siis sa pead sellega harjuma. Jah, siin on muidugi see, et linnaliiklus, mina elan keset linna, see müra on kogu aeg, polegi veel ära surnud. Aga fakt on see, 1,5 kilomeetrit on siin võtmetähtsusega distants. Mäletan, kui mul oli õnn ja rõõm õppida Tallinna muusikakoolis, siis
soovitati ikka, et võtta oma kontrabass kaenlasse, mine sinna üles korrusele, harjuta seal, siis see ei sega kedagi. Ja tõepoolest üleval korrusel juba peaaegu, et kas nüüd kõrvalklassis või ülejärgmises polnudki midagi kuulda, aga see müra võimendus alla ja jälle tuli keegi viiuldaja või laulja koos kontsertmeistriga, kuule, kas sa ei saaks muul ajal harjutada, me ei saa tööd teha. Jah, interferents on selle efekti nimetus, et see on niisugune huvitav füüsikaline nähtus, siis, kus siis kahe laine liitumisel saadakse uus laine, mille amplituud on suurem või väiksem. Vaat suurem või väiksem, seega siis ta võib olla alghelist, nii nagu harmoonilistest või ülemhelidest neiupõlve nimega räägitakse, ta võib olla kõrgem ja ta võib olla ka madalam. Ehk et känseldab ära siis ennast, jah. Et sellised huvitavad asjad on ja kui neid asju nagu ei suudeta arvestada, sest on näha, et need inimesed, kes esinevad ka meil meedias, neil ei ole nagu selliseid väga lihtsaid, see ei ole nüüd võib-olla lihtne, aga selliseid teadmiseid heli levimisest ja nendest baasasjadest. Mitte, et mina siin nüüd mingi ekspert või mingisugune füüsik oleksin, absoluutselt mitte, aga paratamatult jääb kätte vahest või silma alla selliseid huvitavaid asju ja siis sa püüad nagu endale selgeks teha neid, miks nad nii on. Et miks tõepoolest, et siin kuuleb, sealpool näiteks ei kuule. Soomes oli see lugu, see oli nüüd on seal natukene ka teistmoodi. Seal on ka seda füüsika on natuke keerulisem seal, et kui Soomes mõõdeti 200 kilomeetri kaugusel tuugeni signatuur välja, et kuidas siis see võimalik on, et mis mõttes 200 kilomeetri peale on. Seal on veel niisugused keerulisemad füüsikalise nähtuse, saab ka võib-olla eesti keeles öelda siis nagu rikošeti efekt on, et ta siis atmosfääri teatud erinevatest, kas ta on külmem kiht või on ta soem kiht, siis vastavalt sellele ta siis levib, eks ole, sealt ta võib tekitada mingi põrgatuse ja siis ongi see, et ta mingi koha peal ilmub jälle välja, justkui kaob ära, et sina mõõdad täna siin, pole mitte midagi, kaugemal on oluliselt, nii nagu see kontrabassi näide, eks ole. Ja nii on selle müra asjaga ja kui tulevad siis sellised asjatundjad ja ütlevad, et teate, härra, et teie kodu on ainult 6 kilomeetri kaugusel, see ei ole võimalik, et sinna müra jõuab, et me ei näe ette, et seda peaks seal hakkama mõõtma. Siis tekib küll selline tunne, et käed vajavad rüppe ja tahaks nagu appi karjuda, et aastal 2025 me peame siis sisuliselt tõestama, et me ei ole kaamlid, et see on üsna nukraks tegev. Ja mis on nagu ka saanud nagu selgeks, et täna võin julgelt väita, et ametkondadest väga palju abi loota ei ole. Aga ei saagi olla. Vaata, üks asi on ju pooltõed ja teine asi on poolikud teadmised. Ja siit kumab läbi muidugi see, et miks meie eest varjatakse, et see on niimoodi. No jumal hoia. 3. kursuse matemaatika ülikooli oma, see on minu jaoks ka täielik salateadus ja ma võin ju ka küsida, miks minu eest seda varjatakse ja vastus on sa loll, pole seda ju õppima läinud. Tulles veel natukene nende meediavalede poole, siis et meie inimene, kellega ma suhtlen, on üks nendest IARO liikmetest, siis, kes on ka, IARO on siis International Acoustic Research Organization, keda väidetavalt ei tunnistata ja nii edasi, aga nad on tegelenud selle akustikaalaste ja tervisega seondub probleemidega juba ikka pikalt. Neil on, kui ma õigesti mäletan, üle 2000 tunni kollektiivselt nagu inimestel, et seda kogemust, kes on töötanud sellel, avaldanud teadustöid nii retsenseeritud teadusväljaannetes kui ka siis lihtsalt sellised raporteid vormistanud. Ja tema nimi sai välja toodud siis ühel sellisel see on otseselt rahvakoosolek, sai mainitud, et meil on koostöö selle organisatsiooniga ja sealt konkreetse inimesega, doktor Mariana Alves Pereiraga. Ja siis see oli loomulikult niisugune kont sinna igasugustele lainedele ja muudele tegelastele ambusse, et kus on Petis ja tema ei tea mitte midagi asjadest ja meil on eksperdid.
Eestis ei ole mitte ühtegi eksperti, kes oleks pädev rääkima infraheli teemadel tõsiselt. On eksperte, kes on akustikaga seotud, kes teavad akustikast üht-teist rääkida, aga infraheli teemadel inimesi Eestis ei ole. Siin on ju mitu teemat koos. Üks asi on mõõtmised ja mõõtmismetoodika. Teine asi, see mõõtmine ka, kujutame endale ette, et heliallikas on siin ja see on 50 meetri või 100 meetri kõrgusel. Me peame ju mõõtma väga mitmekülgselt, eks ole. Me peame arvestama kaugust, kõrgust. Me peame saama sellest pildi. No ja muidugi teine asi on see, mida sa märkisid ka eelmises saates, infraheli ja tervis. Kui tohter ütleb, et mina ei tea, mis see on, teate, võtke rahustit, võtke unerohtu, magate paremini ja see ei sega. Aga kui ma jään magama ja minu maks kukub võdisema ja lõhkuma ennast ja ma ei pane seda tähele, ei ole hea. See on umbes sama hea, kui jääda magama vannis. Teatud riskimoment nagu on. Kui me räägime nendest infraheli asjadest siia vahele, siis tegemist ju on mehaanilise lainega, ta tekitab võnkumisi, siis vibratsioon, põhimõtteliselt õhus leviv selline laine ja kui ta on ikkagi impulsiline laine, nii kui me räägime tuugenite puhul, siis seal on sellised, ütleme siis põhimõtteliselt nagu lööklained, millede mõju organismile nüüd hakatakse ka siis ametlikult nagu tunnistama. Siin täna hommikul lugesin just, täna hommikul me räägime siis esmaspäevast, me seda saadet siin salvestame. Sain siis Postimehes on siis, Postimehe tervise poole pealt oli avaldatud siis artikkel, kuidas siis ikkagi mõjub heli raku tasandil. Jaapanlaste üks töö. Nüüd, kas see on isegi sellel kuul vist avaldatud, kui ma nüüd ei eksi. Et asjal on ikkagi jumet ja seda sama asja on juba rääkinud ka see sama Jaro grupeering siis, ütleme nii, juba mõnda aega, et madalsageduslik heli mõjutab organismi raku tasandil ja seal on olemas üks väga keerulised nimetused, ma ei hakkakski võib-olla neid siin nimetama, aga see väidetavalt siis nii, et rakk saab ka informatsiooni läbi mehaaniliste mingisuguste muutuste või liigutuste. Ja kui need on sellised rütmilised ja need löövad segamini selle loomuliku keskkonnadal. Südamest tulema rütmi. Näiteks rütmi, ei, see on ka raku tasandil selles mõttes, et ta kuidas ta peab uuenema ja mismoodi see raku ainevahetus toimub. Et kui need asjad nagu segamini lüüakse, see rütm läheb segamini, siis doktor Pereira on väga ilusasti seda selgitanud ja doktor Pereiraga on teinud ka siin Eestist Electric Harry on tema kasutaja nimi, kas see oli YouTube'is vist, ta tegi temaga intervjuu doktor Pereiraga, et soovitan vaadata teil. Ma arvan, et äkki paneme selle saate lõppu selle video, see on päris huvitav kuulamine, kui inimesi huvitab. Et milles siis, mis asi on siis ja mismoodi ta siis nagu inimestele mõjub see infraheli, et saate ise siis kuulata, mis doktor Pereira räägib. Et see mõjutab raku tasandil, sellest on räägitud juba ammu, nii nagu on teada, et impulssmüra on oluliselt ohtlikum, sest et tema need helirõhu tasemed on oluliselt madalamal, kui seda on tonaalse heli puhul ja lihtsalt mingil põhjusel ei soovita neid asju rääkida. Võib-olla kuulajad on tähele pannud, siis Ameerikas on nüüd tulnud välja 2 valitsuse, kurinahkin mäletan, mis nende nimed olid siin läinud nädalal, olid täitsa pressikonverentsid, kus siis toodi välja, et 70-ndatel tehnoloogia edasiminek ja areng on sihilikult pidurdatud. Et üsna sellised kummalised väited ja väidetakse, et ka Ameerika Ühendriikide valitsusel on olnud juba 70-ndatest võimekus mõjutada aega ja ruumi, mis tähendab seda, et nad oskavad gravitatsiooniga mängida. Mis tähendab seda, et meil on olemas ka tegelikult oluliselt
nutikamad, oluliselt efektiivsemad energialahendused. No vähemalt USA valitsuses on. Ja see väidetavalt on ka siis üks põhjus, miks neile nii väga kallale ei taheta minna. Neil on olemas tehnoloogiad, millega saab teha väga palju kurja. Siin on legendid Teslast, kes pakkus midagi eriti vägevat, et võtame aga õhust energiat. See ei ole isegi legend. Need asjad on suure tõenäosusega. See, mis ma just rääkisin, see on täiesti ametlikud. Olete võib-olla härra Lepa sellega kursis, mis Ameerika poolt on tulnud täiesti ametlikult öelduna, täiesti ulmelised väited. Aga väga suure tõenäosusega see tugineb härra Nikola Tesla töödel. Tema materjalid jäid ju kadunuks. Seal oli pärast tema surma 7. jaanuaril 1943 oli vist see päev, kui ta aasta ja päev, kui ta siit ära läks. Siis oli suur seltskond, oli tema materjalide kallal ja see jäi mõneks ajaks siis nagu luku taha ja vaevalt, et sealt kõike materjale üldse avalikkuse kätte on jõudnudki. Tema tööd olid muidugi hämmastavad. Mingi aeg olin väga, väga huvitatud tema töödest, aga ma sain aru ühel hetkel, et seda ei ole võimalik mõista. Minu mõistusel või minu aju ei ole võimeline seda informatsiooni läbi võtma, sest siin on vaja mingisugust teistsugust lähenemist. See on hoopis teistsugune füüsika, hoopis teistsugused reeglid, millega tuleb lähtuda. Tesla ise väitis seda, et tema ei leiutanud midagi. Temale informatsioon lihtsalt tuli. Ta joonistas maha, mis tal nii-öelda kuskilt kohast pähe jõudis, ta joonistas selle maha, pani tööle ja asi töötas. Nii võib olla küll. Muidugi siin, vaata need impulshelid. Esimene mõte, mis tuleb pähe, mul on üks päris kahtlane näide sellest, kuidas täiskarske noor härra käis peol. See oli mingi klubipidu, hirmus tümakas ja tal oli hommikul praktiliselt pohmell, ei ole midagi parata. Teine asi, inimene impulsmüra, see müra nüüd õige sõna on, selle tajumiseks võiks üritada sattuda paraadil kohta, kus ta on võimalikult lähedal temast mööduvale suurele trummile. Teate, bum, bum, bum ja tajuda seda. No, on veel hullem asi. Kontrabassid on orkestris, tavaliselt orkestriproovides suurele trummile küllalt lähedal ja kui ikka tuleb, ma ei tea, tunnikene mingit marssi harjutada, siis jah, see trumm kõlab sul kõrvus veel tükk aega. Jah, need on need asjad, mida täna meil meedia justkui ütleb, et seda pole olemas. Aga ometi on meil inimesed, kes elavad nende tuugenite lähedal, elavad rohkem kui 2 kilomeetri kaugusel ja hea kamraad mul, kes Saardest on, tema peab võtma endal vagunelamu ja õhtuks läheb lihtsalt eemale, et saaks magada. See on reaalsus. Et inimesed, kes on ära kolinud ja selle peale öeldakse vallast, et meie usume mõõtmistulemusi, mis Saardes tehti ja need tulemused ütlevad, et probleeme pole. Kas valla oma töötajatest keegi ei ole sattunud sinna? Nendest inimestest, kes kõik enamus, kes seda nii-öelda soovitavad või ütlevad, et kõik on korras ja nemad usuvad teadust, nad mitte keegi ei ela sellises keskkonnas, milles siis need inimesed täna elavad, kes ei saa seal elada. Ehk et Saardes näiteks 2 kilomeetri, nemad on oluliselt kaugemal kõik. Need, kes käivad arendamas meile siin neid erinevates Eesti need rändarendajad, ma nimetaks neid siis, nemad käivad ja elavad Tallinnas. Ma mäletan, see oli septembrikuuses Utilitasest, Savatskis oli vist tema perenimi, üks juhatuse liige Utilitase arenduste sealt ettevõttest ja tema ütles, et aga mina olen Tallinnas, mina ei saa elada tuugenipargi juures, sest et tema on Tallinnas. Aga et tule äkki ela siis selle tuugeni ääres niimoodi kuu aega, 2 kuud ja niimoodi alla tuult ikka, kui masin ikkagi korralikult töötab, siis ma ei tea. Kui see signatuur on näha 200 kilomeetri kaugusel või on tuvastatav, see on vist täpsemalt öeldud, siis ta võiks ju sootsa tuulega Tallinnas ka katsetada, kas ta... Tegin sellise väikse kaardikese siin mõnda aega tagasi. Mõtlesin, et oleks hea näidata, visualiseerida siis
Tegin sellised 50-kilomeetrise raadiusega ringikesed siis nendest tuugenijaamadest, et Tootsist, siis võtsin Saardest, siis võtsin siit Paldiski kandist ja meil oli sisuliselt oligi, pool Eestit oli kaetud juba selle 50-kilomeetrise alaga. Miks 50 kilomeetrit? See on jällegi tuleneb selle Soome mõõtmistest, mis tehti 2016. aastal, kus siis tuvastati ka nii-öelda 60 kilomeetri kaugusel tuugeni signatuuri. Et muidugi tuleb tähele panna, et tol ajastul tehtud tuugenite, või tol ajastul töötanud tuugenid on oluliselt väiksemad kui täna. Ehk et see häiringu suurus sõltub siis sellest tuugeni rootori läbimõõdust ja täna on need oluliselt suuremad, ehk et 50 kilomeetrit on väga konservatiivselt öeldud. Et kas me siis täna näeme täpselt 50 kilomeetri kaugusel neid probleeme? Olen suhelnud inimeste, kes võtavad seda, kes on öelnud, et nemad elavad 30 kilomeetri kaugusel ja neil on tekkinud unehäired, mida varem ei olnud. Kas see nüüd on seotud sellega? Ma ei saa seda tõendada. Hetkel veel mitte. Nii kaua, kui ei ole sellist mõõtetehnikat, millega seda tuugeni signatuuri üles korjata, siis on see, öeldakse anecdotal inglise keeles, ehk et see on jutt, aga see teeb ikkagi natuke murelikuks, sest et kui meil on nii suured alad, mis saavad saastatud sellise nii-öelda siis mõjuga, siis minu arust tuleksin kasutada seda ettevaatusprintsiipi, ennem kui me mingisugust arendus üldse edasi teeme. Et kui me ei ole täpselt kindlad, meil ei ole spetsialiste siin vabariigis, meil ei ole ka tegelikult korralikku mõõtetehnikat, mida meile väidetakse, et on. See on natuke tehnilisem, natukene keerulisem, võib-olla ei hakka siin sellest selgitama. Eestis tänasel hetkel ei ole sellist tehnoloogiat, kui me räägime nii-öelda mikrofonidega selle müra üleskorjamisest. Minu teada mikrobaromeetritega mõõtmisi veel Eestis ei tehta, millega oleks võimalik seda signatuuri ka tegelikult üles korjata. Seal on meil omakorda andmete töötluseks on vajalikud teatud programmid, millega saab siis selle ajalise muuta siis nii-öelda sageduslikuks ja nii edasi. Ja sealt siis teha neid järeldusi. Aga täna meil ei ole sellist tehnikat ametkondadel. Nad küll väidavad, et on, vaadates nende aparaatide siis tehnilisi parameetrid, no ei ole, ei saa. Nendega ei mõõda kahjuks. Ja et kui on nii suured, kui on see leviala nii võimalikult suur ja sellise suure riskiga siis, et kes siis vastutab selle eest, kui see jama lõpuks ventikasse lendab või nii öelda hapuks läheb, et kes siis on see? Ja siin ma tuleksin võib-olla sellise asja juurde, et ma ütleks, et selle jama eest vastutab teie kohalik omavalitsus, kallid inimesed, kes teile seda jama tekitavad. Siin tekib küll küsimus, aga mismoodi nad vastutavad? Siis siin kohal ongi võib-olla selline tagasihoidlik üleskutse, rahumeelne tagasihoidlik üleskutse. Vaadake, kes on teie vallas need inimesed, kes kõike seda pooldavad. Lähete rõõmsalt nendele külla ja räägite neile oma murest. Külastate neid, olete viisakad, olete tagasihoidlikud ja küsite, et mis siis saab, kui mina oma kodus elada ei saa. Kas me vahetame äkki siis kodud ära näiteks? Oleks üks ettepanek. Aga kindlasti andke endast märku ja ärge olge tagasihoidlikud selles mõttes, et kui see valla ametnik on nõus võtma vastu otsuse, mis võib ära rikkuda teie elu, siis see on teie kohus anda endast märku, et kas te olete sellega nõus või te ei ole sellega nõus või et kuidagi moodi siis seda informatsiooni nendele valla ametnikele siis kas või siis koju ukse taha viia. Siin on oluline punkt. Igal otsusel on ees- ja perekonnanimi, eks ole, keegi kirjutab alla. Nüüd tekib küsimus, kas ta kirjutab alla vabatahtlikult või ta võtab vastu otsuse ja kirjutab alla. Sellest vastuvõtmisest me oleme Andres Raidiga rääkinud. Lisaks, riigiseadused on niisugused. Tuugeni arendaja juhindudes nendest läheb nende seadustega valda, saab valla nõusoleku, sest vald ei saa vaielda vastu riigi seisukohtadele.
lihtsalt ei saa, see on ju kõrgem instants. Arendaja hakkab arendama ja siis võtab riik vastu mingisuguse otsuse, tõenäoliselt just nimelt võtab vastu, et nüüd ei tohi, nüüd tulevad siia meie radarid ja teie tuulikuvärk, tuugenverken jääb jalgu, ei tohi ehitada. Investeeringud on tehtud, miljonitesse ulatuvad, riik ütleb vallast lahti, vald ja see Jeekim, kes käsukorras kirjutab alla, et jah, tohtis ehitada. Tema on ju vahel. Kõige rumalam ongi just see, vaata, ma tean ühte kohtuasja, kus paberite järgi on niimoodi, et inimene on kirjutanud alla, et niisugune leping on sõlmitud, järelikult ta tegi seda vabal tahtel. Mis tingimustel ta seda vabal tahtel tegi, kelle surve all ja kuidas? See on sama hea, kui vaadata filmi, kuidas piinatakse kedagi andmete saamiseks, no ütleme, araabia terroristide piinamist on näidatud küll ja see, kurat, mõned oleksid võtnud maailma loomise ka omaks, kui oleks ikka veel natuke vett kallatud. Ja nüüd kohtunik ütleb, et jah, aga kui ta kirjutas alla, ta tegi seda ju vabal tahtel. Ega keegi tema kätt ei hoidnud, ta ise võttis pastaka, ise signeeris, järelikult guilty. Aga seda, mis oli enne ja seda, mis tuleb pärast. Aga mis see riigi asi on, kui siuksed jupijumalad siin ise tegevust teevad, eks ole? Tuleb järgmine minister, mitte õhkagi ei tea, hakake külvama ananassi kuskilt, no saab niimoodi aru. Jah, siin võib kindlasti seda nii teha, aga kohalikul omavalitsusel on siiski kohustus seista oma rahva eest, keda nad on pandud esindama. Et noh, siin, kui me räägime riigist, et kes see siis see riik on, et riik on ikkagi ju need inimesed, kes peaks olema inimeste rahva tahte avaldus. Just nimelt, ja siin on ka rahva tahte avaldust, siin on ju kogutud nimekirju või neid petitsioone või palve või mis iganes asju, eks ole, et me ei soovi siia neid tuugenitööstust, eks ole. Ei, aga vaat siin on need komaviga või vaat siin on see, nüüd ei ole, siin oli see Põhjasakalas, või vaat see ei ole ikkagi õigesti tehtud, sest et see ei ole nüüd põhisead. Et noh, et kes, kuidas me siis elame, et tuleb mingisugune ärihai, tema otsustab, et vot temal on nüüd õigus ja teie vaadake ise, kuidas hakkama saate. Ei ole nii. Ja vaata, siin ongi see koht, kus inimestel tulebki oma nii-öelda valitsejatele meelde tuletada, milleks nad on valitud ja mida nad seal tegema peavad. Peab olema kodanik, mitte kodakondne. Sa villasid siin, mitte küll täielikult vist, aga äratuntavalt sõna põhiseadus. Aga kas sa tead, et on olemas niisugune kena dokument, mida võiks nimetada põhiseaduse tühistamise seaduseks? Riigi Teatajas avaldatud. Ma olen seda dokumenti aastaid tagasi, kui teiega sai vesteldud sel teemal, ma olen seda dokumenti näinud, aga hetkel mul ei tule meelde selle pealkiri. Eesti võib astuda Euroopa Liitu tuginedes põhiseaduse aluspõhimõtetele ja järgmine on see, et kui tuleb Euroopa seadus, siis kohaldatakse Eesti põhiseadust nii, nagu ise tahetakse. Nii nagu ülevalt poolt siis öeldakse. Et veel kord, et inimesed saage aru, et praegu ei ole tegemist sellise, ma ütleks, et mingisuguse meditsiinilise sekkumisega, vaid tegemist on ikkagi sekkumisega juba meie kodudesse, kogu meie elukeskkonnas. Et siin tuleb olla resoluutne ja öelda väga selgelt välja, mis te asjast arvate, kui teil on arvamus selle koha pealt. Ja ärge häbenege ütlemast oma valitutele kohalikes omavalitsustes,
et teie vastutate ikkagi selle eest, kui siin jamaks läheb. Et see ei tähenda, et kui te oma kohalt ära lähete, et siis see vastutus raugeb, et allkiri jääb, ees ja perekonna nimi jääb. Allkiri jääb, täpselt, et see on olemas, et teadke seda, et minu järeldus praegu on see, et kui ka tuleb mingisugune arendaja, ütleb, et ma kaeban teid kohtusse, et see ei ole seaduslik, mis te teete, siis see kohtukulud ja see jant kinni maksta on oluliselt odavam, kui see pärast nende jama selle tagajärgedega tegeleda. See on siis kohalike omavalitsuse tegelastel, ma ütleks seda, et teil tuleb odavam selle arendajaga see asi ära klaarida ja ära lõpetada, kui et pärast hakata selle jamaga tegelema. Gert, läheks nüüd natukene nii-öelda intiimsfääridesse. Sa tunned paljusid inimesi, kes selle küsimusega tegelevad nime ja nägupidi. Küsimus oleks, mitu inimest pärast eelmist saadet julges sulle isiklikult kirjutada saate teemal? Kommentaariumis jah, on natukene materjali tõepoolest saadaval, aga tüki 15 ja nendest pooled on, lisaks muidugi rõhutaksin, et 15 vist ainult 4 julges näidata ka oma nime. Kui inimene ei julge öelda, kes ta on, vabandust, seda inimest ei ole, ma ei hakka uurima, kes ta võib olla. Kui ta mulle kirjutab, ma ei tea, nime all mõmmikaru või midagi taolist või vabadusvõitleja või ma ei tea, mis. Kui me räägime inimestest, kellega mul on pidevalt vestlusi, siis mõned ikkagi tulid ja ütlesid, et vägev saade oli, kuigi ma ise seda ei arvanud. Aga et päris võõrad inimesed oleksid minuga ühendust võtnud, seda ei juhtunud. Kes oleks kas nõu küsinud või mingit moodi, seda ei toimunud, jah. Tähendab, teemast huvitunud inimeste arv on piiratud. Hea küll, sinu... Vabandust, see ei pruugi nii olla. Võib-olla pigem ikkagi see hirm, et mida ma siis küsin või mida ma siis ütlen. Kui hirm on kaitsetahet, kui seda sõna siin on paslik kasutada, pärssiv nähtus, siis vabandust, argpüksidega ei ole mõtet sõtta minna, sa libastud nende pasa peal, vabandust. Ütleme nii, et kui me räägime sellisest nii-öelda ülekantud tähenduses sellest nagu sõjast, eks ole, see Tuugeni värk siin on omamoodi sõda ja lahing, siis on välja kujunenud üksikud inimesed, keda saab 110% usaldada. Mul on au neid tunda ja teada, et see on viinud kokku, see tegevus, millega ma tegelen, on viinud kokku inimeste, kelledel on süda õige koha peal ja kes teevad seda tõesti ilma igasuguse mingisuguse rahalise huvita, vaid see ongi puhas soov elada puhtas keskkonnas ja kes ei näe siin mitte mingisugust rahalist huvi selles oma aja siis panemises sellesse ja tegemistes, et selline aitamine, tegemine on kohati täiesti hämmastav ja imetlusväärne. Aga neid inimesi ei ole palju, neid on vähe. Neid ongi vähe ja neil peab olema mitu eri omadust, mida ma siin praegu üles lugema ei hakka, aga nädalapäevad tagasi niisugune õilis väljaanne on nagu Lõunaeestlane. Ma ikka viskan pilku peale, mida nemad teavad, mida nemad on kuulnud. Mitu inimest sündis Võrus, Võru haiglas eelmisel kuul, märtsis, 2. Suri 16. Mida see tähendab? See võib tähendada ka seda, et Nursipalu polügooni saab laiendada. Teil nagunii ei sünni, milleks teile sünnitusosakond, milleks hoida palgal ämmaemandaid ja muid taolist. Sõidate kurat Põlvasse või Petserisse sünnitama, kui vaja.
See on tänane Eesti. Meeldib või ei meeldi? Kusjuures, jaa, aga noh, vaata, siin on kui palju sünnib eestlasi. Me näeme, et iive on negatiivne, rahvaarv kasvab. Või no umbes niimoodi, ta ei pruugi just kasvada, aga ega ta ei kahane ka. Ja mida siis see seltskond, kes tuleb, kui neile öeldakse, et hea küll, nüüd on vaja teil hääletada selle poolt, et me saame rohelise energia ka teile lisaks siia. Jah, ma ei oska seda kommenteerida, aga vaadates seda tulevikku selliselt, kui meid eestlasi niimoodi vähe sünnib, siis võib tekkida küsimus, et Gert, et kas see, mida sa siin teed ja toimetad, kas selle üldse mõtet on? Aga ise saad rahulikumalt magada. Siin on, vaata, kuulajad, vaatajad võivad ju hinnata minu tegevus ka niipidi või naapidi, sest inimese kuulmine on ökoloogiline, seda, mis talle ei meeldi, seda nad ei pruugi kuulda ja vastupidi ja nii edasi. Aga ma ei ole nende tuugenite poolt ega vastu, aga ma ei taha, et nad segaksid. Ma ei taha minna Munamäe torni ja näha, et metsa jääb nagu hõredamaks, aga tuugenmetsa tuleb nagu juurde. Et kas see ongi siis Eestimaa kaunis loodus, mille üle veel hiljuti uhke oldi. Muide, metsa raiumisega kordub enam-vähem sama, mis 90-ndatel, kui mul oli õnn ja rõõm ühe väikese lennukiga lennata metsade kohal. Seal oli metsatuukakene, kena ja margune sees, ruut tühjaks raiutud, aga maa pealt vaadates tundub, et ongi mets. Ja neid oli mitmeid. Meil on juttu olnud sellest metsade üleraiumisest ja see on tegelikult kurb. Ja eks siit vist on mingisugune trahvki juba Euroopa Liidu poolt vist soolas meile, aga eks aeg näitab, mis sellest on. See trahv on võib-olla 70 aastaks salastatud, aga küsimus on selles, et sinu teema, see tuugenvärk, see on vaieldamatult vajalik ja me ei saa sind sildistamise või mingisuguse jobukakkude faktikontrolliga maa sisse taguda. Sel ei ole mõtet, kui me ei suuda usaldusväärsete, võimalikult täiuslike mõõtmiste ja analüüside tulemusel sinu, ütleme, kahtlusi, väiteid, teadmisi ümber lükata, mitte ainult sinu, vaid sinu nimetatud teadlaste omasid samuti. Ja olla maailmas taas esimene, kes ütleb, see ei ole nii. Ise saad aru, mis see on. Täna on olukord ju selline, et ega kui põhimõtteliselt ei saada või ei taheta aru saada, et see müra, mida siis tuugen eritab, on impulsmüra, mis trumm ja mis viib omakorda selle arusaamise, et impulsmüra mõõtmiseks on vaja sellist tehnikat. Sa ei saa kasutada mingisugust keskmistamist, eks ole, analüüsides, et sa nüüd hakkad näitama siin keskmist mingisugust väärtust, eks ole, et see on nüüd see, ma ei tea, helirõhk või siin helirõhu tase, eks ole, kui me räägime helirõhk on paskalites, helirõhu tase on detsibellides, siin tuleb ka vahet teha, see on nagu terminoloogiliselt seadustes on see kirjas, nii muidu sa neid asju peab järgima, et kui ei ole nagu sellised neid baasasju, siis ei saagi tekkida see teadmine, et meil on vaja sellist tehnikat. Et kui meil Saarde mõõtmistulemuste põhjal otsustati, et ei ole impulsmüra, siis siit ei teki ka seda järgmist olukorda, et me hangime endale seadmed, mis suudaks kindlaks teha impulsmüra. Ja neid seadmed tõepoolest on keeruline leida, mis eriti veel, mis oleksid siis sobilikud nendele standarditele. Siin me jõuame jälle selles, võib-olla eelmine saade sellest ka mainisin, ma ei mäleta enam, mis me seal palju rääkisime, aga nende ISO standardite ja nende reeglite järgi, mis tänaseks paika pandud on, nende järgi ei olegi põhimõtteliselt võimalik impulsmüra mõõta.
See toob mulle praegu vaimusilmas ette pildi taas sümfooniaorkestrist ja timpanimängijast, kes häälestab oma timpani naha vajalikku pingesse, et see õigel kohal harmoneeruks orkestri kõlaga. Timpani häälestamine on suur kunst. Ta peab olema kindla kõrgusega heli, mida muudetakse, nagu ma ütlesin. Aga see on midagi muud. Kui ta lööb 60 korda minutis, see on üks sagedus. Heli kõrgus on teine sagedus. Jah, see on see nii-öelda, mis aja tagant see mütakas käib, eks ole. Ehk et võt siin on ka jällegi väga oluline, millest on ka doktor Pereira on rääkinud, et siin ongi see just nimelt, mis hetkel mis aja tagant see pauk käib, eks ole, et see mõjutab sinu organismi, kui ta käib tihedamalt, kui ta käib harvemalt, kui tal on see, seal on see, eks ole, see amplituud modulatsiooni värk, et see on väga, selles mõttes on see keeruline, et ma ei hakkakski võib-olla siin väga püüda siin seda selgitada, aga põhimõte on selles, et tuugeni müra ei ole võimalik võrrelda loodusliku müraga. See on niivõrd spetsiifiline müra tüüp või liik või niisugune tekib rütmilisus, eks ole. Ja see on nii, see on tõsine mats selles mõttes, kui ma tulen tagasi sinna 80-ndatesse, kui oli selge, et 60 detsibelli seda helirõhu taset, kui see muutub välja kannatamatuks, siis me räägime impulsmürast, eks ole. Aga kui meil tehakse neid teste siin Saksamaal tehti test siin südamelihase, võeti see koeproov ja seal näidati, siis jällegi oli tonaalse müraga, et pandi seal 100 detsibelli, üle 100 detsibelli seal lisamisel, kas seal oli 10 detsibelli anti juurde ja südamelihas enam ei suutnud töötada näiteks. Ta lihtsalt enam ei funktsioneerinud niimoodi ja see oli väga kiire muutus oli. No 110 on ikka väga kõva. Aga kui me räägime seal, see oli vist 6 hertsi peal, kui ma nüüd ma võin segamini ajada see sageduse osa, aga kui me räägime jällegi sellest heli valjudusest või sellest nagu kõvadusest, siis see on oluliselt kõrgem. Sa talud rohkem seda. Aga kui me võtaksime nüüd 110 detsibella, paneksime selle nüüd iga 2 sekundi tagant niimoodi mütaki sulle panema, sa oled hulluks, ma ütlen selle peale. Et no, siin on jälle üks nüanss, mis ma tahtsin öelda, et kui me räägime sellest helirõhu tasemest ja sellest detsibellidest, siis kui see helirõhk reaalselt muutub 2 korda suuremaks, kui muutub see helirõhu tase 6 detsibelli. 6 detsibelli tõuseb, siis see tähendab füüsiliselt. Praegu sa kordad arvu 6 nii hertsi kui detsibelliga seoses. Vabandust, kas ma ütlesin hertsi, ma pean silmas detsibelle. Kui me räägime konkreetselt helirõhu taseme tõusust näiteks, kui see muutus on 6 detsibelli, siis see helirõhk peab suureneb reaalselt 2 korda. Kui te paskalites, kui me mõõdame seda. Jah, võib-olla see on segane lõik, aga kuulake mitu korda üle. Ehk et siin tuleb nagu aru saada jällegi, see on terminoloogia, eks ole, et helirõhk on siis siis heli lisarõhk siis kas gaasis või vedelikus, seda mõõdetakse paskalites ja helirõhu tase on siis helirõhu ja kuuldeläve ja helirõhu suhe, siis on 20-kordne 10 logaritm. On siis helirõhu tase, seda siis mõõdetakse detsibellides. Jah, logaritm on mu unenägu. Ehk et siin on nagu helirõhk ja helirõhu tase, need on nagu 2 terminit, millel on nagu natuke, nad on nagu erinevad, kui me räägime siin seadustes ja ka füüsiliselt. Natukene veel populaarteaduslikku, kunagi nähtud, kuuldud asju. Oli üks filmikene ammu, kus selgitati inimestele asjade oma sagedusi. Võeti näiteks klaas vett, öeldi, et vee oma sagedus on selline ja teadlased katsetasid, mis juhtub veega, kui
tema suunas lasta heli, mis on tema oma sagedusel, ma ei mäleta, mis sagedus see oli, et teoreetiliselt peaks vesi maha rahunema, et tekib ilma oma võnketa vesi või umbes nii, aga tegelikult lendas see klaasitäis veest tühjaks, sest tekkis võimendumine. No muidugi on helikopterid, mille küljes on aparaadikene, kes summutab tema rootorilaineid ja mootorimüra ja need lendavad vaikselt kui kurivaim. See on nüüd teine asi. Kolmas asi on jälle ebamäärane allikas, aga ammu keegi kuskil mingis filmis seletas, et vot maksa oma sagedus on selline ja neerude oma selline, aga kui nad satuvad oma sageduslikku välja, mis nad teevad? Sina rääkisid südamest, Gert. Jah, see võib juhtuda see resonantsivärk, eks ole, nad lähevad lõhkuma. Ehk et võib minna katki. Siin on ju seda sellest vibroväli. Jah, helirelvadest on ju räägitud, eks ole, et kuidas inimesel on võimalik panna ninast veri voolama ja kõik sellised asjad. Väidetavalt see on 17 hertsi. 7 hertsiga, see oli ka sõjaväes kuuldud legend, miks ehitati Hiina piiri järgi nõukogude ajal muidugi. Hiina piiri juurde igasuguseid vägevaid aatomi elektrijaamu või mis elektrijaamu tahes. Tuletan meelde, et esimene aatomi jäälõhkuja, nimi loomulikult Lenin, läks ujuma 1961. aastal. Seega tehnoloogiat oli kohe kurgumulguni. Aga neid elektrijaamu Hiina piiri äärde olevat ehitatud selleks, et nendega katta vibroväljad, kust Hiina sõdur läbi ei pääse. Aga miks me siis üldse kasutame neid kuule ja mürske ja need mingid kalleid rakette, kui me saaksime need inimesed lihtsalt akustiliste relvadega neutraliseerida? Vaenlase siis. Miks käib meil sõda ka sõduritega, kuigi võiks teha täiesti teistmoodi? Lihtsalt tiiritada miski värgiga, inimesed teevad tsap-tsap ja teise ilma, midagi lõhutud ei ole. Infrastruktuur terveks kõik täpselt. Jah, nagu neutronpommi kiirgus, eks ole, jälle asi, millest nagu ei räägita, ei tuumapomm, tead suur seen ja see on selleks, et tekitada publikus hirmu, et tappa arhailiste brutaalsete vahenditega. Aga seal on ka ju ärihuvi ilmselt. Meeletud rahad liiguvad seal, selles ringkonnas ja mis ma tahtsin võib-olla tahtsin öelda veel nende ekspertide ja asjade kohta, et kui meil oli siin meediast käis läbi üks ekspert nimega Lavrientev, oli ka temaga au vestelda siin ligemale tund aega telefonis. See oli sel hetkel, kui ma püüdsin aru saada sellest mõõtesammust, et kui on 1-minutiline mõõtesamm, et mida see tähendab, et see oli minu algne pöördumise põhjus tema poole. Aga jah, et kui ikkagi meedias Tehnikaülikooli siis akustikalabori juhataja ütleb, et madalsageduslik heli, see käitub täpselt samamoodi nagu kuuldav heli, mitte siis madalsageduslik heli, siis tekib küll küsimusi. Teadupärast siis madalsageduslik heli, ka infraheli sinna hulka kuulub, siis tema see sumbumus on 3 detsibelli väiksem kauguse kahekordistumisel, kui seda on kuuldaval helil. Kuuldava heli on kuuldava heli spektris on samasugused karakteristikud leitavad, et sumbuvus on selles nii kõrgel helil selline, nii kõrgel teissugune. Võnge on võnge põhimõtteliselt. Aga miks ma siis ei kuule näiteks, kui auto tuleb kaugelt, ma kuulen seda tümakat, aga ma ei kuule seda nii-öelda vokaali, miks ma kuulen seda madalsageduslikku tümakat ennem, see ju levib kaugemale. Jaa. Selle see mõte ongi, aga härra tuleb väidab, et nad levivad täpselt samamoodi. Ei levi. Ei, nad ei levi. No täpselt. Et kuidas saab tulla siis nii-öelda, et minul tekkis nagu küsimus, et miks nii kõrgelt hinnatud mees tuleb räägib lausrumalusi
avalikus meedias. Kui see on lausrumalus, võib-olla seda tuleb tõlgendada lahti mõtestada. Põhimõtteliselt ju võnge on. Ma olen sulle rääkinud siin Pringlist. Inimese ülemine kuulmispiir, no ütleme noorel inimesel on 20 000, võib-olla sulgi veel on. Aga kui Pringel kuuleb 160 000-ni, ütle mulle palun, mida tal on selle 140 000 vahemiku sees vaja kuulda, mida inimene kuulda ei tohi või ei pea kuulma. Miks ta seda kuuleb? Jah, ei oska seda siin niimoodi kommenteerida, aga jah. Fakt on see, et täna on inimesed, kellede kodud on muutunud elamiskõlbmatuks nii Tootsi kandis kui ka Saarde kandis. Inimesed, kes peavad vaguniga minema eemale sõitma, et nad saaksid magada. Kuidas see asi nagu edasi läheb, eks siin mõtteid ja ideid on, kuidas sellega tegeleda. Et jah, võib-olla selle koha pealt ei kommenteerikski, aga võib-olla tooks ühe näite veel, et siin oli huvitav, enne saadetki me rääkisime, et siin üks sükene suur, 80-ndatel tehti üks suur vuufri membraan siis või kõlar selline, see oli siis 60-tolline. Passivalju hääldi. Passivalju hääldi, jah. See on siis Mitsubishi Teatone oli see T160, 60-tolline, kaalus 800 kilogrammi ja tekitas siis 2 kilomeetri raadiuses sellised maavärinaid. Müra siis nagu kandus mööda maapinda, kuid seda nagu otseselt nagu kuulda ei olnud, aga see vibratsioon, neid tehti neid katseid hoones sees, ei saanud väga teha, see lõhkus ära lambid ja kõik, et seal ei olnud, see oli ikka jube. Ehk et mida suurem on see membraan, mis suudab rohkem õhku liigutada, seda kaugemale ta levib. Siin on see analoog selle sama tuugeni rootori läbimõõduga. Täpselt sama analoog, et kui me räägime nendest pisikestest tuugenitest, siin on üks asi veel, et mida aeglasemalt see tuugeni rootor käib, seda madalamat sagedust ta mängib või tekitab. Mida kiiremini ta käib, seda kõrgemat sagedust ta tekitab. Ehk et siin ongi näiteks need Vestase 150 V150 masinad, nende kui ma nüüd õigesti peast mäletan, maksimaalne pöörete arv, mida hakatakse siis pidurdama, kui ta seda hakkab sinna lähenema või hakkab seda ületama, on 10,3 täispööret vist minutis. On see tema maksimaalne, lihtsalt ei saa, see on niivõrd suur. Vestas 150 tähendab seda, et tema rootori läbimõõt on 150 meetrit. See on see numberi tähendus seal. Aga kui nüüd võtta need pisikesed tuugenid, milledel on seal alla 100 meetri rootori läbimõõt, siis nendel on, et ma nüüd ei oska öelda, kui palju nüüd nemad kiiremini käivad, aga see ka selgitab seda Taani näidet, et miks Taanis inimestel ei ole, mitte et ei saa öelda, et inimestel seal probleeme ei ole, aga miks on see talutavam, sest et see ei mängi nii madalat sagedust need tuugenid, kuigi seal ka on probleeme. Et see võib olla üks põhjus, miks lihtsalt väiksemad on need masinad. Ja meile tuuaks pidevalt, et kuidas Taanis inimesed elada saavad, mida te pingutasin, eks ole. Seal on vanad masinad ja need on oluliselt väiksemad. Taani maismaa tuugenite keskmine võimsus on 0,853 megavatti, kui me seda eelmine kord juba ei rääkinud. Ja meil siin on need võimsused ikka üle 6-7 alla juba jõuavad. No nii, ma arvan, et täna paneme sellega punkti või 3 punkti ja head inimesed. Me oleme tõdenud, et on inimesi, keda tuugen väga segab, kelle terviseparameetrid kipuvad käest ära minema, normist liiga palju erinema ja nii edasi. Teeme nii, et te ei ütle salaja nagu siilid põõsas sitta kah, las kolivad minema, vaid oma nime all ilusti esitate mõningad küsimusi Gert Lapimaale, võib ka minult küsida, aga jääge filosoofideks. Ja kui tulevad mõistlikud küsimused, me kohtume herr Lapimaaga järgmisel esmaspäeval ja siis Gert tuleb sul neile vastata. Aga tänase seisuga aitäh, et tulid ja rääkisid ja meie püha sõda läheb edasi.
saade on salvestatud 2025. aastal.